on veel nüüd eripreemia 9. klassi õpilasele Grete Kangrule Varalinna hariduskolleegiumis. Tere! Kõigepealt ma loen siis ette selle luuletuse, millest ma oma asja siis kirjutasin. Mutt konutas seina ääres, aga ma ei taibanud seda kohe. Vaatlesin looma siidpehmet karva, loodusliku muti just nagu mitmekordset suurendust. Poolhämaras valguses eristusid jalgade piirjooned. Varsti on hommik. Sul tuleb kaevuda, mõtlesin. Uurides elu jooksul moondunud taldu. Terve liik koolitatud maa-alusteks. Tahtsin ta päris kodusse maha matta. Tõin labidagi, kui loomend liigutas. Mutt. Miks just mutt? Miks on just mutt selle kummalise luuletuse peategelane? Ilmselt on mutt valituks osutunud tänu oma iseloomulikele omadustele. Mida mutid teevad? Nad kaevavad sügaval maal lauke, urgusi ja käike, proovides pimeduses toitu otsida. Mutt on maa all põhiline röövloom. Tema ainuke vaenlane on inimene. Kas mutt on ka inimese vaenlane? Mutt, see, kellest luuletus kõneleb, on metafoor. Ta on sügavalt alateadusest välja kaevunud mälestus. Ilmselt mälestus lapsepõlvest, millele viitab nostalgiline alatoon luuletuse alguses. Tihti on just lapsepõlvest saadud mälestustel meie isiksusele suurim mõju. Noores eas kujunenud negatiivsed mälestused võivad vanemana väga valusalt tagasi tulla. Muti näol võib olla tegu just niisuguse mälestusega. Kuid tahes-tahtmata tekib küsimus, miks autor mutti alguses ära ei tunne? Kui mutt osutub tõesti noorus- ja mälupildiks, miks ei ole äratundmine silmapilkne? Kui me ise ennastki ära ei tunne, kas üldse teame, kes me oleme? Võib-olla tunneb ta mälestuse ära. Jah, võimalik, et ta isegi teab, mis ajast või millest mälupilt kõneleb. Kuid äkki ei meenu just see osa, mis mälestuse nii tähtsaks teeb. See osa, mis muudab rõõmsa seiga lapsepõlvest mentaalseks põrguks. See nüanss, mis on jätnud hinge sügava haava. Väga huvitavalt on mälestuses välja toodud, et tegevus toimub öösel. Luuletuse alguses pole seda mainitudki, kuid juba esimesest reast on tuulel hämaravitu vari. Kas tegevus võib toimuda unenäos? Miks me üldse selliseid salapäraseid elavaid pilte enne ärkamist näeme, on teadlastele siiani teadmata, kuid nad omavad justkui maagilist väge meie üle. Vahel on tunne, et mõni unenägu justkui prooviks midagi öelda, midagi seletada. See põhjendaks hästi kujundlikke väljendeid luuletuses, kuid miks peab mutt enne hommikut kaduma? Miks peab ta uuesti kaevama? Võib-olla on mälestuse raskus kirjutajale kannatamatu. Võib-olla on lapsepõlves kogetud valu veelgi suurem seda meenutades. Muidugi sellest pole luuletuses otseselt räägitud, kuid valu ongi võib-olla liiga isiklik, et seda jagada. Aga kas jagatud valu pole mitte kergem kanda? Luuletuses oleme näinud mutti päris mitme nurga alt. Mulle jääb silma ka hoopis 8. rida, uurides elu jooksul moondunud taldu. Nagu ilimonenditel, nii ka loomadel kuluvad vanadusika jõudes liigesed, meeled ja jäsemed. Viimased on ilmselt tegusa looma jaoks põhitööriist. Kuid kui mutt on memuaar, pelgalt mälupilt sügavais mälusopis, mida tähendavad moondunud tallad sel juhul? Kas see on tõestuseks, et mälestus pärineb ammu möödunud ajast või märksa huvitavam, kas mutt on ennegi mööda alateaduses uuristatud käike üles teadusesse jõudnud? Kui see on nii, siis on kirjutajal veelgi suurem põhjus muti äratundmiseks. Aga miks mutt üldse üles kippus? Miks ta naasis sinna, kus ta algupäraselt loodi, enne kui ta sügavustesse tõugati? Mutt kui melanhoolne mälestus ei saa ise ka aru, kes ta on, nagu ka tema looja.
Meeleheitlikult vastuseid otsides võitleb ta mööda mäluringi, rikkudes oma valusa olemisega isanda hingerahu. Sel juhul on mõlemad ohvrid, kuid nii imelik kui see ka ei ole, ei saa kumbki elada ilma teiseta. Kuid kas elamine on seda väärt ka raugematute hingepiinadega? On ilmselge, miks kirjutaja tahab, et mutt läheks sinna, kus ta kohts, isegi kui see pruugi mutile sugugi meeldida. Sellises situatsioonis on tähtsaim peremehe enda heaolu, muidu sureb parasiit koos temaga. Kuid seletamatuks jääb, kuidas toimub mahamatmine ja kus on täpsemalt muti ja teiste temasuguste päris kodu. Kas matmine on lihtsalt unustamine või enese argielu rutiinidesse ja reeglitesse uputamine, nii et mälestusteks ei jää enam aega? Kuid kas väga valusat mälestust on üldse võimalik matta või veel vähem unustada? Võib-olla on see süsteemi kaitsereaktsioon. Kui on midagi, mis seda enesehävitusele ähvardab, eemaldatakse ta automaatselt. Aga kas tähtsat mälestust, seda, mis just oma valusate seikade kaudu on aidanud vormida sedasama isiksust, keda ta tülitab, on võimalik unustada? Sellepärast on vist lihtsam ta alla suruda, ära peita, nii süsteemi kui ka peremehe eest. See on ka mutile tegelikkuses parim lahendus, kui too loodab kunagi enesele seletust leida. Kuid kas sügav mälusopp ongi muttide kodu? Või ei tohiks keegi ennast iseendasse peita, kuigi enda enesele teadvustamine teeb haiget? Aitäh!